Tere! Täna tuleb juttu sellest, kuidas sellistest tüüpidest said sellised. Või noh, sellistest sellised. Sõltub, kuidas vaadata. Aga me alustame päris algusest. Millest üldse algab ajalugu? Kui me võtame, et ajalugu on kõik, mis on üldse toimunud, siis me peaksime alustama universumi tekkest 13,8 miljardit aastat tagasi. Või kui me võtame, et ajalugu on kõik, mis on toimunud meie planeedil, siis me alustaksime 4,8 miljardit aastat tagasi, kui tekkis planeet Maa. Aga teate, meil siin ajaloo aines pole aega sellest rääkida, küll te loodusõpetuses õpite seda asja. Ja tegelikult tavaliselt mõistetaksegi ajalugu hoopis inimkonna ajaloona. Ehk siis kui me räägime ajaloost, siis me räägime põhiliselt sellest tüübist, inimesest. Teised loomad meid ajaloos väga ei huvita. Muidugi natuke on neist ka juttu. Näiteks kuidas hobune oli enne autosid tähtis transpordivahend, eks ole. Aga nad on ikkagi kõrvaltegelased. Inimene on ikkagi peaosas, nagu superstaar. Tähendab, inimene ise arvab, et ta on superstaar. Ses mõttes, et kui hobused kirjutaksid ajaloost, siis muidugi oleks peaosas hobune, nii et Aga meil on siin inimene peaosas, meil on inimkonna ajalugu. Aga kust või millal üldse tekkis inimene? Selleks me peame rääkima evolutsioonist. Evolutsioon on selline nähtus, mis toimub igal pool eluslooduses, kõigi loomaliikidega. Evolutsioon on elusolendite liikide muutumine ajas, kohanemine muutuva elukeskkonnaga. Seda te olete vast bioloogias õppinud. Ja kui me saame aru evolutsioonist, siis me saame ka aru, kuidas liigid tekivad ja ka seda, kuidas nad välja surevad. Liigid tekivad nii, et elusolendid kohanevad ja muutuvad nii kaua, kuni nad on muutunud nii erinevaks, et nad on muutunud uueks liigiks. Ja liigid surevad välja siis, kui nad ei suuda kohaneda muutustega. Igatahes selleks, et teada, kust inimene tuleb, räägimegi inimese evolutsioonist ehk sellest, kuidas kujunes inimliik. Just kujunes, sest see ei olnud niimoodi lambist, et ei ole inimest ja siis äkki mida, inimene, kust sa tulid? Niimoodi looduses ei ole. Kõik toimub järk-järgult, tasapisi. See ongi kujunemine. Te olete võib-olla kuulnud sellist väidet, et inimene arenes ahvist. Selles on terake tõtt, aga see pole päris täpne või see tekitab natuke eksitavaid arusaami. Õige oleks öelda, et inimene arenes ahvilaadsest esivanemast. Ma üritan seletada, mis see tähendab ja mis seal vahet on. See siin on meie lähima sugulasliigi esindaja šimpans. Ja siin on bonobo, kes on põhimõtteliselt sama lähedane. Me oleme nendega väga lähedased sugulased, umbes nagu kass ja ilves. Aga me ei ole mitte arenenud välja šimpanssidest, vaid inimesel ja šimpansil on ühine esivanem. Ehk siis tänapäeva šimpansid ei ole mitte meie isad ja emad, vaid pigem nagu vennad ja õed. Või isegi onupojad või täditütred. Ja inimest koos oma lähimate sugulasliikidega nimetatakse bioloogias inimahvideks. Igatahes, inimese ja šimpansi ühine esivanem elas umbes 10 miljonit aastat tagasi. See 10 miljonit aastat tagasi on muidugi väga umbes, see võis olla ka 7 miljonit aastat tagasi või hoopis 13 miljonit aastat tagasi. Me tegelikult ei tea kindlalt. Ja ka teiste ajamääratluste puhul selles videos võib öelda, et need on väga umbmäärased. Ja miks see nii on? Kas see on lihtsalt sellest, et mina olen mingi loll õpetaja, kes ei tea mitte midagi ja ajab lihtsalt mingit segast juttu? Ei, see on sellepärast, et teadlastel ongi väga keeruline neid asju välja selgitada ja erinevad teaduslikud meetodid võivad viia väga erinevate arvamusteni. Inimese kujunemist ja tema eellasi uurivad ka väga erinevad teadusarvud. On näiteks arheoloogid, kes otsivad ja uurivad inimese ja tema eellaste kunagisi tööriistu. On paleoantropoloogid, kes uurivad inimese ja tema eellaste luustikke, mida on leitud. Ja on erinevaid biolooge, kellest mõned näiteks uurivad ja võrdlevad inimeste ja ahviliikide käitumist. Ja siis on veel geeniteadlased, kes uurivad meie ja ahviliikide geene ning üritavad nende põhjal aru saada, millal ja miks tekkisid mingid erinevused meie vahel. Ühesõnaga, seda teemat uurivad paljud teadlased ja pidevalt tuleb ka uusi avastusi. Aga ikka veel on väga palju asju, mis on ebaselged. Aga läheme nüüd siis selle inimese ja šimpansi ühise ahvilaadse esivanema juurde. Meie vaatepunktist nägi ta muidugi pigem ikkagi rohkem ahvi moodi välja. See tähendab, et ta elas peamiselt puude otsas ja maa peal liikus 4 käpukil, eks ole. Ta ei osanud teha tööriistu, ei osanud rääkida. Aga kui me nüüd hakkame ajas edasi liikuma, siis sellest ühisest esivanemast hargnevad 2 haru. Ühest arenevad šimpansid ja bonobod, teisest meie ehk inimesed. Ja see haru, millest pärineme meie, hakkab tasapisi miljonite aastate jooksul muutuma üha sarnasemaks meile. Ja tänases videos me vaatamegi inimese kujunemisel 3 erinevat muutust, mis eristasid meid ahvidest ja enamikest teistest loomadest. Esiteks, kuidas me hakkasime 2 jalal käima,
Teiseks, kuidas me hakkasime tööriistu valmistama. Kolmandaks, kuidas me hakkasime tuld kasutama. Nii, umbes 7 miljonit kuni 4,5 miljonit aastat tagasi elas Aafrikas üks rühm selliseid ahvisarnaseid inimeste esivanemaid. Ja siis ühtäkki, boom, hakkasid nad kahel jalal käima. Ja nad ütlesid, et wow, ma oskan käia, jee! No okei, tegelikult nad ei osanud ju rääkida, eks ole. Aga miks nii juhtus, et nad kahel jalal käima hakkasid? Siin on ilmselt mitu erinevat põhjust, me jällegi täpselt ei tea. Aga üks tõenäoline seletus on see, et nende elukeskkond muutus. Varem oli selles piirkonnas, kus nad elasid, selline niiske ja vihmane ja kasvasid suured metsad, kus ahvid said puu otsas elada. Ja neil oli seal hästi mõnna, neil olid puuviljad, nad said ronida seal, neil oli soe, aga samas mitte liiga kuum. Aga siis millalgi umbes 7 kuni 4,5 miljonit aastat tagasi läks jamaks. Tuhandete aastate jooksul muutus see koht, kus nad elasid, väga kuivaks ja metsa asemele tekkisid sellised kõrge rohuga tasandikud ehk savannid. Ja nendel meie esivanematel, kes seal elasid, ei olnud enam igal pool puid, mille otsas olla, vaid nad pidid üha rohkem maa peal liikuma. Kuidas ahvid maa peal liiguvad? Esialgu nad tõesti liikusid maa peal niimoodi. Aga mis seal maastikul teisiti oli? Seal olid kiskjad. Ja kiskjad kindlasti mõtlesid juba, et mõnus ahviliha. Ja milles oli veel probleem, kuna seal oli kõrge rohi, siis neid kiskjaid ei näinud ka. Ja mis nad siis tegid? Nad tõusid kahele jalale püsti. Ja see andis võimaluse näha veidi kaugemale ja näha, kui on mingi oht kaugelt tulemas ja on vaja kiirelt uttu tõmmata. Ja ajapikku toimuski selline muutus, et need meie esivanemad, kes olid seni elanud põhiliselt puude otsas, läksid maa peale ja hakkasid seal kahel jalal kõndima, nii nagu meie. Ja paljude põlvkondade järel nende kehad kohandusid selle järgi ja nad hakkasid seega erinema teistest inimahvidest. Ehk siis see oli esimene väga tähtis muutus sellel teel ahvilaadsest esivanemast inimeseks. Nii, ühesõnaga, hiljemalt 4,5 miljonit aastat tagasi olid Aafrika idaosas olemas esimesed kahel jalal kõndivad olendid, kes olid meie kõigi kauged esivanemad. Aga nad ei olnud kaugeltki veel sama liik, mis tänapäeva inimene. Ja seda liiki, kuhu nad kuulusid, kutsuvad teadlased australopiteekuseks või australopiteegiks. Ja tänapäevaks on see liik juba välja surnud. Aga kust teadlased üldse teavad, et sellised olendid kunagi olemas olid? Sealtsamast Aafrikast on arheoloogid leidnud palju vanu kivistunud luustikke või fossiile. Siin pildil on näiteks ühe sellise australopiteegi luustik. Kõik luud sellest luustikust pole enam säilinudki, sest need on ikkagi nii vanast ajast, 4 miljonit aastat tagasi, eks ole. Aga teadlased võrdlevad neid luid inimeste ja ahvide luudega ja oskavad väga palju öelda selle kohta, kuidas nad liikusid, mida nad sõid, kuidas nad välja nägid ja nii edasi. Nii, ja siin me näeme veel seda, kuidas nüüd kõik omavahel sugulased on. Siin oleme meie, inimene. Siin on meie ühine esivanem, no ütleme, et ta on meie ja šimpansside vanaema näiteks. Siin on australopiteek, kes on umbes nagu inimeste isad ja emad ja siin on siis šimpanssid ja bonobod, kes on siis meie onu ja tädipojad. Et meil on sama esivanem, aga mitte samad vanemad. Okei, aga meil on nüüd põhimõtteliselt kõndivad ahvid, aga see ei ole ikka veel päris sama kui inimene, eks ole. Mis te arvate, mis järgmiseks juhtus? Veel üks asi, mis meid teistest loomadest eristab, on tööriistade kasutamine. No tegelikult leidub ka teisi loomi, kes kasutavad tööriistu. No näiteks need samad šimpanssid urgitsevad mingite toigaste abil putukaid igasugu õõnsustest. Aga erinevalt inimestest nad valmistavad tööriistu väga harva. Enamasti nad lihtsalt kasutavad parajat toigast. Ja samuti nad ei säilita tööriistu pidevaks kasutamiseks ja nad ei paranda nende tööriistade kvaliteeti aja jooksul. Võib mööda minna 1 000 000 aastat, aga nemad võtavad ikka võsast mingi suvalise toika, nad ei suuda midagi uut leiutada. Aga nüüd, umbes 3 kuni 2,5 miljonit aastat tagasi, hakkasid meie esivanemad päriselt tegema kivist tööriistu. Sest kui nad olid kahele jalale püsti tõusnud, siis mis juhtus? Neil jäid käed vabaks. Ja nende kätega sai tööriistu teha. Ja kuna need tööriistad olid kivist, siis sellega algab maailma ajaloos periood nimega kiviaeg. Aga miks nad just kivist tööriistu tegid? Esiteks, kive on peaaegu kõikjal ja paljud kivimid on sellised, et kui lööd neid üksteise vastu, siis nad lõhenevad ja muutuvad teravaks ja nendega saab näiteks liha lõigata. Teiseks, ilmselt tegid nad ka puust ja luust ja paljudest muudest materjalidest tööriistu, aga need on maa sees ära lagunenud, sest see kõik oli nii ammu. Ja kolmandaks, metalle ei osatud veel kasutada, sest selleks oleks pidanud oskama maaki kuumutada ja nii edasi, aga selleni jõuti palju hiljem. Alguses olid need kivitööriistad hästi kobad.
Seda siin nimetatakse pihukirveks. Ehk siis seda hoiti nüri otsapidi peos ja lihtsalt nüsiti kuidagi liha või peksti vastu puud. No need on muidugi suhteliselt algelised tööriistad. No ei ole päris Fiskarsi nuga, eks ole. Ilmselt isegi mingi 1 eurone Maximast ostetud nuga lõikab ka paremini. Aga mida edasi inimene arenes ja mida lähemale tänapäeval, seda paremaks need tööriistad muutusid. Aga okei, nende juurde me jõuame alles järgmistes videotes. Ehk siis 2,5 miljonit aastat tagasi olid juba tööriistadega ja kõndivad inimese-eellased, aga ikka veel nägid nad sellised karvased välja. Ja mis hetkest alates ja miks nad enam karvased ei olnud, seda on tegelikult väga raske öelda. No igal juhul me võime kindlad olla, et see ei olnud niimoodi, et nad oleksid ühel hetkel oma karvad lihtsalt maha ajanud, et see toimus ikka kuidagi looduslikult. Aga kuidas, täpselt ei tea. Aga mis te arvate, millest ja kuidas nad toitusid? Nagu ka meie, siis nad sõid palju erinevaid asju. Marju, puuvilju, ilmselt ka mingeid juurikaid, võib-olla isegi putukaid. Aga nüüd üks asi, mida ahvid üldiselt ei tee, nad sõid ka liha. Aga kust nad seda liha said? Sellel hetkel 2 miljonit aastat tagasi nad ei tegelenud veel küttimisega. Sest tol ajal olid neil ainult need pihukirved, eks ole. No proovi mingit looma pihukirvega küttida. Esialgu olid nad hoopis raipesööjad. Need toonased inimese-eellased ei olnud väga suured ega tugevad loomad. Ja kui nad käisid karjast eraldi, siis oli suht suur tõenäosus, et mingi lõvi või leopard sõi nad lihtsalt ära. Aga nad olid nutikad ja elasid koos gruppides, põhimõtteliselt karjades. Ja koos olid nad tugevad. Näiteks siis, kui mingi lõvi oli maha murdnud mingi sebra või gaselli, siis nad kas ootasid, kuni lõvi läks ära ja näksisid ülejääke. Või kui nad eriti julged olid, siis ajasid lihtsalt karjakesi tegutsedes lõvi minema. Tegid palju lärmi, tulid kambaga peale. Ja siis lõvi oli, et kurat, rahus süüa ka ei lasta. Mõttetu. Ehk siis alguses inimese-eellased ei küttinud, vaid nad olid nagu hüäänid. Nad olid raipesööjad. Aga miks liha söömine oluline oli? Lihast saab väga palju energiat. Ja inimene on selle poolest eriline loom, et tal on väga suur aju. Eriti oma kehakaalu kohta. Lihtsalt võrdluseks erinevate loomade ajude suurused siin. Ja aju on selline elund, mis võtab väga palju energiat. See on natuke nagu nutitelefon, mille aku saab hästi kiirelt tühjaks, sest kõik ekraanid ja andmesid ja ühendusi ja nii edasi võtavad kohutavalt palju energiat. Kogu aeg peab nutitelefoni laadima, eks ole. Ja inimese ajuga on sama lugu. Ja nüüd selle inimese evolutsiooni jooksul miljonite aastate vältel me näeme kogu aeg, kuidas aju kasvab ja kasvab, tekivad järjest suurema ajumahuga inimeste liigid. Tänapäeva inimeste aju on ahvide omast juba üle 3 korra suurem. Tähendab, aju suurus ei ole muidugi ainus näitaja, aga ärme praegu asju liiga keeruliseks aja, keskendume lihtsalt sellele. Lihtsalt vahemärkusena, see kõik ei tähenda, et inimene peaks ainult liha sööma. Inimene on tegelikult ikkagi segatoiduline, ehk ta peabki sööma erinevaid asju. Ja mõni teist on kindlasti taimetoitlane ja see on tänapäeval ka täiesti okei, saab kõik vajalikud ained kätte küll, kui seda õigesti teha. Aga lihtsalt tol ajal andis see, et inimene hakkas liha sööma, tõuke tema aju arengule. Ja nüüd tuli veel üks asi, mis inimese aju arendas. Tuli. Kuidas tuli? Räägime veel lihast. Kumb liha teile rohkem meeldib? Toores või küpsetatud liha? No toores liha on ikka veits väkk, eks ole. Aga teised loomad ju söövad jumala rahulikult toorest liha. Jällegi miski, mille poolest meie teistest loomadest erineb. Vot küpsetatud lihaga on see hea asi, et seda on lihtsam seedida. Ehk siis see energia, mis jääb kõhus seedimisel üle, seda saab kasutada ju aju jaoks, mis vajas palju energiat. Ja tänu sellele meie ajud muutusid veelgi suuremaks. Aga selleks, et liha küpsetada, oli vaja avastada tuli, oli vaja osata tuld kasutada. Sest ilma tuleta ei saa ju liha küpsetada, eks. Ja ilmselt avastati tuli nii, et alguses olid savannis lihtsalt mingid tulekahjud ja inimese-eellased käisid pärast vaatamas, et kõrbend gaselli liha on päris nämma. Ja siis nad vaikselt õppisid seda looduslikku tuld ära kasutama ja alles hoidma, et see ei kustuks. Ehk et kui sa võtad põlevad rondid ja viskad pidevalt natuke puid juurde, siis sa saad lõkke. Ja lõke on üks väga lahe asi. Selle ümber saab istuda ja grillida ja öösel ei ole enam kott pime ja teised loomad ei julge rünnata ja soe on ja millal inimese-eellased tuld kasutama õppisid, selle üle jällegi vaieldakse ja arvamused on seinast seina. 1,6 miljonit aastat tagasi kuni 200 000 aastat tagasi. Aga mida siis tuli meile andis? Esiteks, toitu sai nüüd küpsetada, teiseks see andis valgust, kolmandaks see pakkus kaitset metsloomade eest ja neljandaks see andis meile soojust. Aga miks see soojus oluline on? Aafrikas on ju kogu aeg suht soe, eks ole. Aga paljudes muudes maailma paikades ei ole. Eestis ei saa näiteks talvel terve päeva paljalt ringi joosta, eks ole.
ja see tähendab, et tuli võimaldas inimese eellastel lõpuks ometi Aafrikast välja mujale maailmasse rännata. aga selleni jõuame juba ülejärgmises videos. igatahes niimoodi sadade tuhandete aastate jooksul inimene muutus ja muutus ja muutus ja tema tööriistad muutusid üha paremaks ja ta hakkas raipe söömise asemel hoopis ise küttima. ja nii ta läks. ja nüüd lõpuks umbes 200 000 aastat tagasi kujunes välja tänapäeva inimene ehk nüüdisinimene. ehk seesama liik, kuhu meie kõik teiega koos kõigi maailma inimestega kuulume. ja seda meie liiki nimetatakse ladina keeles homo sapiensiks ehk mõtlevaks inimeseks. ja see, et homo sapiens kujunes 200 000 aastat tagasi, tähendab seda, et 200 000 aastat tagasi sündinud inimene oli füüsiliselt juba täiesti samasugune nagu meie. kui ta tänapäeval meie maailmas üles kasvaks, siis ei suudaks me teda kuidagi endast eristada. ta näeks täpselt samasugune välja. aga sellega ongi meie tänase video teema läbi saanud. ehk siis selleks ajaks 200 000 aastat tagasi oli välja kujunenud homo sapiens ehk nüüdisinimene ja talle oli iseloomulik see, et ta kõndis kahel jalal, oskas valmistada tööriistu ning oskas kasutada tuld ja loomi küttida. ehk siis ta oli juba suht tegija. aga üks suur ja kõige tähtsam muutus oli inimesel veel ees. see, kui inimene õppis kõnelema ja mõtlema. ja sellest me räägime järgmises videos. aga praegu siis kokkuvõte. esiteks, ajaloo all peetakse üldiselt silmas inimkonna minevikku. seetõttu selles videos vaatlesime inimese kujunemislugu ehk evolutsiooni. teiseks, evolutsioon on elusolendite liigi muutumine ajas läbi kohanemise oma elukeskkonnaga. kolmandaks, inimese lähimad sugulasliigid on šimpanss ja bonobo. samas inimene pole mitte neist arenenud, vaid inimesel on nendega ühine bioloogiline esivanem. see ühine esivanem elas 13 kuni 7 miljonit aastat tagasi. neljandaks, inimese evolutsiooni järgmisteks olulisteks etappideks olid, kui ta hakkas kahel jalal kõndima umbes 7 kuni 4,5 miljonit aastat tagasi, kui ta hakkas tööriistu valmistama umbes 3 kuni 2,5 miljonit aastat tagasi ja kui ta hakkas tuld kasutama umbes 1,6 kuni 0,2 miljonit aastat tagasi. viiendaks, inimese varaseid eellasi uurivad paljud erinevad teadlased, arheoloogid, paleoantropoloogid, bioloogid, geeniteadlased ja nii edasi. Nad kasutavad selleks väga erinevaid meetodeid ning paljudes asjades on neil mõnevõrra erinevad arvamused. seetõttu ei saa mõne asja puhul väga täpselt öelda, millal see alguse sai. kuuendaks, umbes 200 000 aastat tagasi kujunes välja tänapäeva inimene ehk nüüdisinimene. selle liigi hulka kuuluvad kõik tänapäeval maailmas elavad inimesed. selle liigi ladinakeelne nimi on homo sapiens, mis tähendab mõtlevat inimest. ja ongi kõik. aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle.